Ma tahaks natukene täna lugeda piiblist ühte sellist väga huvitavat kirjakohta ja meil juhtus kunagi ka piiblikoolis üks väga selline huvitav nali just nimelt sellesama kirjakohaga. Aga sellest ma räägin natuke hiljem, mis siis seal piiblikoolis juhtus. Ma tahaksin, mul on südames selline pealkiri isegi võiks olla täna sellel, et ära arva, et see sünnib kohe, on see pealkiri täna. Ja see tähendab siis seda, et sageli, kui me tuleme Jumala juurde, siis me mõtleme, ja kui me vaatame ka teisi inimesi, kes tulevad Jumala juurde, siis me mõtleme, et me peaksime üsna kiiresti muutuma täiuslikeks ja need inimesed, kes on siis nii-öelda siin töötegijad ja pastorid, peaks samamoodi muutuma kiiresti täiuslikeks. Ja ma tahaksin teie lohutuseks tuua siis mõned sellised kirjakohad ja natukene analüüsida neid, mis näitavad, et sellest hetkest me küll teame seda teoreetiliselt, aga ikka ja jälle me vaatame peeglisse ja tunneme ennast tihti läbikukkununa. Me vaatame teisi inimesi, siis me tunneme, nad on veel rohkem läbi kukkunud, kui me ise oleme. Ja miks see nii on? Ma kohe alustan sellise kirjakohaga nagu Apostlite teod ja see on siis 10. peatükk, Peetrus ja Kornelius. Aga vaatame, kuhu ma sellega siis välja jõuan. Nüüd siin, kes teavad juba vanemad kristlased Jumala sõna, teavad, et siin on üks konkreetne situatsioon, kus siis ingel on rääkinud Korneliusega ja Jumala juhtimine on ilmselgelt olukorra peal, et Peetrus saata siis nendele kuulutama konkreetselt ühele grupile inimestele. Ja nüüd ma loen alates 9. salmist. Aga järgmisel päeval, kui nad teel olles lähenesid linnale, läks Peetrus katusele palvetama 6. tunnil. Ja temale tuli nälg ning ta tahtis süüa. Aga kui talle rooga valmistati, jäi ta otse kui enesest ära ning nägi taeva avatud olevat ja enese juurde alla tulevat anuma otse kui suure linase riide, mida 4 nurka pidi alla lasti. Selle sees oli kõiksugu 4-jalgseid ja roomajaid, maaelajaid ja taavalinde. Ja temale ütles hääl, tõuse Peetrus, verista ja söö. Aga Peetrus ütles, et ei ilmaski issand, sest ma pole veel söönud, mis on keelatud ja roojane. Ja hääl ütles taas teist korda temale, mis Jumal on puhastanud, seda sina ära arva keelatuks. Ja see sündis 3 korda. Ja astja võeti jälle üles taevasse, aga kui Peetrus oli iseeneses kahe vahel, mis temale nähtud nägemus küll võiks tähendada, vaata, siis olid mehed, kelled Kornelius oli läkitanud, küsitles leidnud siis Siimona maja ja seisid värava taga. Nad hüüdsid ning küsisid, kas Siimon, kelle lisanimi on Peetrus, on seal võõrsil. Ent kui Peetrus alles oma meeles mõtles nägemusele, ütles vaim temale, vaata, 3 meest otsivad sind, aga tõuse üles ja astu alla ning mine nendega ilma kaksipidi mõtlemata, sest mina olen nad läkitanud. Nüüd ma pööraksin kõigepealt tähelepanu sellele salmile 14, kus Peetrus siis ütleb issandale, et tema pole veel söönud seda, mis on keelatud ja roojane. Nüüd enne kui ma jätkan, tekibki selline küsimus, et see on ilmselgelt Uus Testament, mida me praegu ette lugesime, see ei ole Vana Testament. Ja me näeme, et Peetrusele, kes oli siis üks jüngritest nii-öelda, keda Jeesus oli siis kutsunud ennast järgima ja keda Jeesus oli koolitanud ja kes oli näinud pealt kõiki imesid tunnustähti ja kuulnud tema õpetust nii-öelda vahetult ja otseselt, millist võimalust kahjuks meil ei ole olnud, siis kui me mõtleme selle tegelase peale Peetrus, siis ilmselgelt peaks see inimene olema ikkagi väga hästi ette valmistatud ja ta oli ka püha vaimuga ristitud, mäletate, Apostlite tegude alguses me näeme, kuidas tema oli see, kes sai siis ka püha vaimuga ristitud ja täidetud ja hakkas nii-öelda võimsasti evangelistina teenima pärast seda ja suured imed ja tunnustähed juhtusid tema elus. Ja kui me nüüd vaatame Peetruse peale, kes on olnud ilmselgelt väga võitud ja väga Jumala poolt juhitud ja väga püha vaimu täis,
siis üllatus, arvatakse, et see situatsioon on 14 aastat hiljem, millest ma praegu ette lugesin. Üllatus, Peetrus ei saa aru, miks seda nägemust talle näidatakse. Tema ilmselgelt arvab, et see räägib toitumisest, sellepärast et me teame, et Vanas Testamendis on põhjalik toitumismenüü, milliseid toite siis võis süüa, milliseid toite ei võinud süüa. Ja nüüd Peetrus, olles siis olnud varasemalt ju ka sõnakuulelik juut, arvab, et räägitakse toitumisest. Sest ta ütleb, me näeme sellest vastusest, kus ta vastab, ei ilmaski issand, sest ma pole veel söönud seda, mis on keelatud ja roojane. Tema ei ole söönud selleks ajaks midagi, mis on keelatud ja roojane ja nüüd ta ütlebki issandale, et mis asja sa mulle näitad, et ma peaks hakkama mingeid elukaid sööma või roomajaid või et mis see peaks nagu tähendama. Ja vastus on ka olemas, mis see nägemus siis tähendas konkreetselt. Esimene vastus on siis 28. salmis, kus siis Peetrus vastab nii-öelda Korneliuse kutsele. Te teate, et juuda mehel ei ole luba sõbrustada muulasega või minna tema juurde. Aga Jumal on mulle näidanud, et ühtki inimest ei tohi pidada halvaks ega rüvedaks. Sellepärast olen ma ka tõrkumata tulnud, kui mind kutsuti. Siis küsin ma nüüd, mis asja pärast te olete mind kutsunud? Ja Kornelius ütles, 4 päeva tagasi ma olin otse sel samal päeval 9. tunnil oma kojas palvetamas ja vaata, üks mees seisis minu ees hiilgavais riides ning ütles, Kornelius, sinu palvet on kuuldud ja su annid on Jumalale meele tulnud. Siis läkita nüüd Jopesse ja kutsu Siimon, keda lisanimega hüütakse Peetruseks. Ja nüüd ma hüppan edasi korraks 34. salmi, kus siis Peetrus lähebki tegelikult sisse nende inimeste juurde, kus ei olnud nii-öelda, nagu ta ise mainis, juudil luba minna ja hakkab seal kuulutama. Ja ma loen natukene edasi. Siis Peetrus avas oma suu ning ütles, ma mõistan tõesti, et Jumal ei tee vahet isikute vahel, vaid kõige rahva seast on see, kes teda kardab ja teeb õigust tema meele järgi. Selle sõna on ta läkitanud Iisraeli lastele, kuulutades evangeeliumi rahust Jeesuse Kristuse läbi, kes on kõikide issand. Te teate seda asja, mis on sündinud tervel Juudamaal alates Galileast pärast ristimist, mida Johannes kuulutas, kuidas Jumal Jeesuse Natsaretist oli võidnud püha vaimu ja väega ja kuidas tema käis mööda maad ja tegi head ning parandas kõiki, kelle üle kurat oli saanud võimuse, sest Jumal oli temaga. Ja ma hüppan nüüd edasi siin viimast salmi, 43. salmi tähendab, loen siit edasi. Temast tunnistavad kõik prohvetid, et tema nime läbi igaüks, kes usub temasse, saab pattude andeks andmise. Kui Peetrus neid sõnu alles rääkis, langes püha vaim kõikide peale, kes seda sõna kuulsid ja usklikud ümber lõigatute hulgast nii palju, kui neid ühes Peetrusega oli tulnud, ehmusid, et püha vaimu and valati ka paganate peale, sest nad kuulsid neid võõraid keeli rääkivat ja Jumalat väga ülistavat. Siis Peetrus ütles, kas keegi võib keelata, et ei ristitaks neid, kes on saanud püha vaimu nõnda nagu meiegi. Ja ta käskis neid ristida issanda nimesse. Ja loen siin nüüd siis ka selle asja kokkuvõtteks pisut edasi 11. peatükist, 1. salmist. Siis apostlid ja vennad, kes Juudamaal siin ja seal elasid, said kuulda, et ka paganad olid vastu võtnud Jumala sõna. Aga kui Peetrus tuli Jeruusalemma, vaidlesid temaga ümber lõigatud ning ütlesid, sina oled läinud sisse ümber lõikamatute juurde ja oled söönud nendega. Ja nüüd tuleb siis, kus Peetrus räägib uuesti selle sama nägemuse roomajatest ja kuidas tema siis nii-öelda issandale teeb selgeks, et ta ei ole midagi keelatud kunagi söönud. Ja siis selle asja lõpetuseks 17. salmis, 11. peatükk, need, kes siis seda kuulasid, mida Peetrus ütles, vastavad. Kui nüüd Jumal neile on andnud sama anni nagu meilegi, kes usume issandasse Jeesusesse Kristusesse, kes siis olin mina, et oleks võinud Jumalat keelata? Aga kui nad seda kuulsid, jäid nad vait, need apostlid siis, ja andsid Jumalale au, üteldes,
siis on Jumal ka paganaile andnud meeleparanduse eluks. Nüüd üsna pikalt lugesin ja ma ei tea, kui palju teile meelde jäi, aga üks väga oluline moment, mis ma tahan selles loos esile tuua, on see, et hoolimata sellest, et Peetrus oli, nagu ma just ütlesin, oli Jeesuse jünger, ta oli koos temaga, ta nägi imesid, tunnustähti, kuulis tema õpetust, kuulis tema palveid, oli see mees, kes hüppas vee peale käima, kui Jeesus ütles tule ja oli väga ustav inimene tegelikult oma südamelt Jeesuse Kristuse jaoks. Nüüd see mees isegi, see on lohutamine praegu, eks ole, see mees isegi ei olnud saanud 14 aastat hiljem vabaks mõistuse kõrgistusest, mis keelas tal minna sisse paganate juurde ja enamus nendest ümber lõigatutest, kedest me siin lugesime, siis nii-öelda, kes seda kuulsid konkreetselt, olid ka veendunud selles, et kindlasti kohe ei ole evangeelium mõeldud paganatele. 14 aastat hiljem. Ja ometi oli seesama Peetrus juures, kui Markuse evangeeliumi 16. peatükis Jeesus enne oma lahkumist ütles, mida? Minge kõike maailma ja kuulutage evangeeliumi kogu loodule. Et kogu loodu ei tähenda ainult ümber lõigatud juut, eks ole. Et kogu loodu tähendas tegelikult seda, et kõikidele inimestele siin maailmas peab saama kuulutada head sõnumit sellest, et igaüks saab võimaluse pääseda, igaüks saab võimaluse pattude andeks andmiseks ja igaüks saab usu kaudu Jeesuse Kristusesse tee isa juurde ja ta saab võtta vastu selle, mida Jeesus siis ristisurma kaudu meile on toonud. Nii, käsk oli antud minna kuulutada evangeeliumi kogu loodule. Jeesus seisab seal ja räägib sellest, ta annab suure nii-öelda missiooni käsu ja Peetrus kuuleb seda ja paljud teised kuulevad seda kõike, mida ta ütleb. Ja ometi 14 aastat hiljem Peetrus vastab, minul ei ole luba tulla teie juurde. Ja ta ütleb, et ma ei ole iialgi midagi roojast puutunud, arvates isegi, et see suur nägemus alguses oli söögi kohta. Issand seletas talle, et see tähendab, et tegelikult see ei tähenda toitumist, eks ole, me teame seda see kirja kohta, vaid see tähendab seda, et juudid arvasid, et evangeelium ei kuulu paganatele. Ja nüüd Jumal pidi suurejoonelise ilmutusega, kus ta oli tõenäoliselt nagu transis, kui see linik alla langes ja ta nägi kõiki neid elukaid seal peal, keda tal kästi veristada ja süüa, siis ei tähenda toitumismenüüd, vaid see tähendab seda, et kõrgistused valitsesid endiselt neid vanade traditsioonide lummuses, mis panid nad arvama, et kuigi Jeesus tuli, maksis hinna, lunastas meid, siis endiselt ei kuulu see kõik paganatele, kes olidki roojased nende jaoks. Et kui te olete uurinud Vana Testamenti ja näinud kõike seda, kuidas Jumal andis lahutuskirja Iisraelile, kuidas ta tegelikult hülgas Iisraeli, siis pärast seda olidki nemad roojased ja rüvedad. Nendel ei olnud isegi luba suhelda nende inimestega ühel hetkel. Ja see muutus niivõrd suureks mõistuse kõrgistuseks. Ma räägin tegelikult väga tõsisest asjast praegu. See muutus nii suureks mõistuse kõrgistuseks. Ma ei tohi minna paganate kotta, ma ei tohi neile kuulutada, nende jaoks ei ole see pääste, et isegi kui nad täitusid püha vaimuga, nad said ristitud püha vaimuga, nad nägid, kuidas Jeesus käis vee peal, kuidas surnud üles ärkasid, kuidas inimesed said terveks, siis hoolimata sellest ei olnud lahkunud veel see kõrgistus nende mõttemaailmas, mis tegelikult Jeesuses ju ütles, et minge kõike maailma ja kuulutage kogu loodule. Mõistate? Mis tähendab seda, et mina ei ole Peetrus. Päriselt ka mitte. Sina ka ei ole. Ja mina ei ole käinud mitu aastat koos Jeesusega näinud, kuidas ta füüsiliselt teeb imesi maa peal. Ja kui nemadki, kes seda tegid, pidid tegelema kantsidega mõttemaailmas,
kõrgistustega mõttemaailmas, mis ei lasknud neil tegelikult ilmutuslikult aru saada kõigest, mida issand tahtsin neile anda, siis ma olen üsna kindel, et meil on tegu täpselt sarnaste asjadega tänapäeval siin maa peal, kus me tuleme Jumala juurde, me saame täis püha vaimu, me saame täis Jumalat ja ühel hetkel sa näed, et mingis asjas sul asjad ei liigu edasi. Sul mingis asjas, mingisuguses valdkonnas asjad ei liigu edasi, sellepärast, et sind kontrollib mõistuse kõrgistus, mis võib olla kas esivanemate traditsioonidest, kas sellest, mis on sinu lapsepõlvepärand, kas sellest, kus sa oled käinud koolides või õppinud või lugenud või näinud mingi filmi. Need pärandid jälitavad meid. See oli Peetruse probleem. Miks ta vastas, et mul ei ole luba minna? Kui ma esimest korda nagu sellest ilmutuse sain, siis mõtlesin tükk aega. Peetrus, meie vägev apostel, meie vägev jünger, isegi tema ei saanud aru, et kui Kristus suri, siis tegelikult eesriie läks katki ja siis ei ole enam juuti ega kreeklast. On nii? Siis ei ole enam juuti ega kreeklast, siis see pääs on kõigile avatud. Kõik inimesed maailmas, ükskõik mis traditsioonidega, mis usundist, mis nahavärvusega, mis rahvusest, vahet ei ole. Kõigile on antud Kristuses tee isa juurde tulla, sest Jeesus ütles, mina olen ainukene tee, tõde ja elu. Mitte keegi ei saa isa juurde muidu kui minu kaudu. Mis tähendab seda, et see tee on avatud ka täna. Aga meie peame tegelema sellega, et need mõistuse kantsid, kõrgistused, kõik see taak, mis meil on külge kleepunud, see saaks maha raputatud. Sellepärast, et kus on Kristuse vaim, seal on vabadus. Ja mingi asi, mis röövib ära meie vabaduse, on väga tihti just nimelt see asi, mis lohiseb meil järgi ja mis tuleb lihtsalt läbi lõigata. Kui sa tahad koos Jumalaga käia tões ja vaimus, siis usu mind, ta hakkab sulle näitama neid asju. Sa pead olema lihtsalt täiesti valmis ise kõigest lahti laskma ja ütlema, issand, ma tahan saada täiesti vabaks. Ma tahan teada, mis see sõna ütleb, et te tunnetate tõe ja see teeb meid vabaks. Ma tahan päriselt vabaks saada. Mis iganes asi mind kontrollib, mis iganes asi mind ründab, mis iganes asi tegelikult on kõrgistuseks saanud minu elus, see peab saama läbi raiutud. Sellepärast, et me näeme läbi terve piibli, kuidas eriti Uues Testamendis ja ka Jeesuse ajal, kui ta maa peal oli, kuidas inimesed, tema enda jüngrid olid taipamatud, hoolimata sellest, et nad nägid imesi ja tunnustähti. Me pole kõik näinud üldse selliseid tunnustähtigi, mida nemad nägid. Ma ei tea, mitu korda sa oled näinud, kui surnu üles tõusab. Mitu korda sa oled näinud, kui reaalselt inimesel ei ole ühte jalga ja see järsku kasvab sinna. Või silmakoopasse moodustub uus silm inimesel, kes on pime. Kas me üldse oleme neid asju kõiki oma silmaga näinud? Me oleme kuulnud ja mõned on võib-olla näinud ka, aga vähesed. Ja ma tahan öelda, et jüngrid, kes kõike nägid neid suuri imesid tunnustähti, ometi ei olnud vabanenud kõrgistustest. Ma räägin veel paarist asjast näiteks. Nii et Peetruse lugu Korneliuse kojas, seda võib vaadata nagu mitme nurga alt, aga minu jaoks täna on see sõnum just, et ära arva, et see sünnib automaatselt ja kohe. Jumal pidi tooma talle suurejoonelise ilmutuse, et ta saaks vabaks kõrgistusest ja saaks aru, et evangeelium on mõeldud ka paganate jaoks. Hoolimata sellest, et Jeesus isiklikult oli seda juba öelnud, ja ikkagi see esivanemate traditsioon tahtis teda kontrollida. Kus Jeesus ütles seda, kordan üle, Markuse evangeelium 16. peatükk räägib sellest. Pikalt ja laialt, mis siis veel edasi juhtub nendele, kes usuvad, eks ole. Minge kõike maailma ja kuulutage evangeeliumi kogu loodule. Kuulutage seda head sõnumit. See oli käsk ja tropid olid kõrvas mõne koha pealt. Ikkagi ei jõudnud see kohale, kuhu ta peaks jõudma tegelikult. Nii et 14 aastat hiljem inimene ikka ütles, ei, ma ei tohi ikka sisse tulla. Ei, ma ikka parem ei tuleks. Ma ikka parem ei mõelda paganatele. Ja mitte ainult tema. Me näeme, et siin teised samamoodi ümber lõigatute seast juudid ütlevad, et kuule,
mismoodi sa üldse läksid sinna, sa ei tohigi minna sinna üldse. Kuulutasid evangeeliumi paganatele. Alles siis, kui imed ja tunnustähed hakkasid sündima selle kaudu, et nad said püha vaimu täise, et said püha vaimuga ristitud, siis ei olnud neil midagi öelda, sest nad nägid, et see vili tuli samamoodi esile nagu nende soos. Aga mõtle, kui keeruline jutt ennem selleks, eks ole. Nüüd see, saite aru sellest ikka, vähemalt üks inimenegi võiks noogutada, siin natukenegi julgem tunne, et see, mis muidugi piiblikoolis juhtus, ma lubasin sellest mainida, oli siis see, et kuidas see kirja koht oli siin, et kui Peetrus neid sõnu alles rääkis, langes püha vaim kõikide peale, kes seda sõna kuulsid, ja usklikud ümberlõigatute hulgast, nii palju kui neid ühes Peetrusega oli tulnud, ehmusid, et püha vaimu and valati ka paganate peale. Ja siis piiblikoolis õpetaja, kes seda siis luges ette, siis sellel ajal langes püha vaim tema peale ka. Nii et see praktiseerimine, kus me oma kõrgistustest peame lahti laskma, toimus minu enda silma all, sellepärast et õpetaja tahtis rääkida seda, mis tal kirjas oli. Temal oli 100 punkti kirjas, mis ta pidi kõik läbi võtma piiblikoolis, aga püha vaim otsustas sel peal teisiti teha. Ja siis püha vaim tuli ja täitis, nii et inimene, kelle nime ma ei nimeta, üritas rääkida edasi, siis ta jalad läksid nõrgaks, siis ta istus, ta hoidis kuskilt kinni, ta püüdis ikka rääkida edasi, sest oli ju punktid kirja pannud ometi, kus sa saad siis pühale vaimule alla anda, eks ole, kui see punktid on kirjas, ikka tuleb ju raiud edasi. Ja siis ta üritas veel rääkida ja siis ta läks keel pehmeks ja siis ta ei saanud üldse enam rääkida. Ja lõpuks ütles, kuule, lõpetame selle asja ära ja hakkame parem palvetama ja palvetada ka ei saanud, sellepärast et kõik terve see piibli tund sai nii püha vaimu täis, et kõik naersid ja said rõõmsaks ja täielik nii-öelda korralagedus toimus selles piiblitunnis, kus siis õpetaja soovis väga rangelt pidada sellest kinni, mis ta oli ette valmistanud. Nii et sellest ka õppetund, et isegi kui meil on sellised heatahtlikud raamid, mis ei ole kõrgistused otseselt, tuleb alati ruumi anda pühale vaimule, et mis tema soovib teha ja mis on tema plaanid ja muuta oma plaane, kui see vaja on. Ma nägin, kui ma olin ühes teises riigis, siis ma puutusin kokku sellise probleemiga nagu ristimine. Ja minu jaoks ei olnud see üldse nagu mingi teemagi, aga jällegi, kuna esivanemate traditsioonid nägid ette, et imikut peab ristima, siis kui ta sünnib, nii nagu see on mõnedes kirikutes, 3 tilka vett pähe. Ja siis teatud inimesed selles kogukonnas said ilmutuse, et ikkagi ristimine peaks olema meeleparanduse järgne, nii nagu me piiblis toime apostlite tegudest, et me kõigepealt tuleme usule, parandame meelt ja siis laseme ristida ennast, et see on nagu õige, eks ole. Sest väike imik, teda võib küll õnnistada ja palvetada loomulikult tema pärast, aga tema ei saa ju ise otsustada, kas ta tahab nii-öelda issandat järgida või mitte ja vanemad ei saa ka tema eest otsustada seda. Ja selles kogukonnas siis puhkes selline sõda, et suguvõsad läksid riidu oma vahel, nad ei läinud sünnipäevadele ka, sest need, kes siis ristisid imikuid, need olid siis ühes klannis ja need, kes ei ristinud imikuid, neid peeti ketseriteks ja jumala pilkajateks ja jumala vallatusteks ja ma ei tea, kelleks veel. Ja mina seisan seal kõrval ja kuulan ühte ja kuulan teist ja mõtlen, et kuidas see on nagu võimalik, et sellisest asjast tõuseb tüli inimeste seas. Ma ei saanud nagu aru, et kuidas on võimalik, et sellisest asjast tõuseb tüli. Ja siis, mina ei tee selliseid hääli, siin on üks väike laps. Ja siis Jumal näitas mulle unenäo. Ta näitas mulle unenäo, ma olen seda ilmselt rääkinud ka, aga see oli väga tõsine unenägu, kus inimesed olid ehitanud surnuhaudade peale omale majad. Kõik olid ehitanud oma perekonna hauaplatsidele, olid ehitanud majad unes. Ja siis ma nägin, kuidas tuli nagu Jumala tuli selle peale. See kõik põles nagu tuhaks. Sellest ei jäänud mitte midagi alles, ainult tuhk jäi alles sellest. Nendest majadest, mis siis seal surnas olid. Ja neid oli palju. Ja siis, kui ma hommikul üles ärkasin, siis ma sain tõlgenduse selle kohta,
et see ongi see, et kui me ehitame traditsioonide peale, siis ühel päeval on sellest ainult tuhk alles. Et me saame ainult ehitada selle peale, mida Püha Vaim ehitab, et kui tema ei ehita meid, kui tema ei ehita kogudust, kui tema ei ehita midagi, siis see läheb tuhaks üks päev, see põleb tuhaks, sellepärast et see on ise tehtud asi. Ja kuna seal oli just see ristimise alane vaidlus, siis ma saingi nagu aru, et tegelikult Jumala silmis on see väga tühine asi, mitte see vaidlus, vaid just see, kui me järgime lihtsalt mingisuguseid kristlikke traditsioone, mingisugused esivanemate pärandid, mis on meil erinevad kindlasti, kui inimesed on näiteks kristlikust perekonnast ja minule lihtsalt Jumal avas selle, näitas, et sellest jääb ainult tuhk alles. Et see on mõttetu aja raiskamine, kui me lihtsalt rajame traditsioonidele midagi. Aga seesama Peetruse kirjakoht, mida ma siin ette lugesin, see põhimõtteliselt oli ju ka selleks ajaks muutunud traditsiooniks. See, et paganatele sisse me ei lähe neile külla, me ei räägi nendega, me ei kuuluta neile, see oli muutunud traditsiooniks, sellepärast et vahepeal oli tulnud Kristus, kes löödi risti, kes suri meie kõigi pärast ja eesriie läks lõhki. Enam ei ole seda lepingut, kus ei tohi minna sisse paganate juurde. Enam ei kehti need asjad, mis ennem olid, nüüd on uued asjad. Aga kui palju on vaja ennem saada igasuguseid Korneliuse koja kogemusi ja ilmutusi, et meile see kohale jõuaks. Et käes on uus aeg ja käes on see aeg, mida ma just siin ette lugesin, et Jeesus Kristus on maksnud meie eest hinna ja tema on tulnud meid vabaks tegema ja ta tahab meid vabaks teha ka traditsioonidest ja iganenud arusaamistest ja mõtetest, mis ühte või teist mõjutavad. Nüüd sa võib-olla mõtled, et mis asja sa ajad seal, et me oleme kõik siin nagu nii tuld täis, et meil ei ole mingisuguseid asju. Ma olen ise sellest mingil perioodil läbi läinud ja see oli tegelikult väga kohutav minu jaoks. Võib-olla mõni ei ole minuga nõus, aga iga kogemus on autentne. Ja mina räägin sellest, mis siis minu konkreetne kogemus oli, et ma siis tulin Jumala juurde, sain päästetud, sain Püha Vaimuga ristitud ja ma käisin tõelises vabaduses, Jumala vaimu vabaduses, mitte vabaduses patule, vaid Jumala vaimu vabaduses, käisin vabaduses, või tohutu vabadus. Ja asjad sündisid, imed sündisid, Jumala hääl oli väga kuuldav, kõik oli väga hästi. Ja siis ühel hetkel, kui ma hakkasin hästi palju käima erinevates koosolekutel ja koguduses ja nii edasi, kõik oli väga tore samamoodi edasi, siis ühel päeval ma leidsin ennast mõtlemas kogu aeg, et mida ennem ei olnud siis, kui ma Jumala tulin. Et ma ei tea, kas mul on ikka õiged riided seljas, et minna kogudusse või kas kõrvarõngad äkki võib kanda, äkki tohi kõrvarõngad kanda. Äkki tohib pisikesi kõrvarõngad kanda, äkki suuri ei tohi kanda, äkki suuri, noh, okei. Ja siis ma läksin, mul olid sellised suured kullast rõngad, panin kõrva, vaatasin, et huvitav, mis Jumala vaim ütleb selle peale siis, et mitte kiusates, aga et ma tahtsin nagu tõde teada. Ja nii kui ma siis ülistuse aega võtsin oma lapse sülle, siis ta tõmbas ära selle mul raksti niimoodi kõrvast. Lihtsalt mängu asjana nagu mõtles, et on. Siis ma ütlesin, Jumal saatis märgi, et ei tohi kõrvarõngad on okei. Ja niimoodi see läks nagu edasi, siis ma märkasin, et osadel seda probleemi ei ole, osadel on. Ja kui ma, ütleme siis maailmas olin käinud alati korralikult riides oma arust vähemalt. Ma mõtlen, ostsin endale ilusad riided ja olid siis mingid ehted ja värgid. Siis järsku ma tundsin, et äkki see meeldi Jumalale või äkki see meeldi Jumalale või äkki see meeldi Jumalale. Ja siis ma panin kõrvarõngad, panin ära kappi ja siis ma panin ilusad värvilised riided kappi, käisin seal vana kulunud kampsoniga ringi ja mõtlesin, et ma olen hästi püha. Siis vaatasin, et siin on teisi ka. Et kes seal tulid ka välismaalt mõned grupid ja nii, aga mõned ei olnud sellised, osad olid. Ja kui ma nüüd tagantjärgi mõtlen, siis mis see oli tegelikult? Kui ma olin maailma inimene, kui ma ei olnud veel kristlane, ma ei mõelnud kordagi seda, kas ma peaks panema selle kõrvarõnga või ma peaks panema selle jaki selga näiteks.
Noh, loomulikult, kui asi oleks üle käte läinud, siis ma kujutan ette, et võib-olla mõni sõbranna või ema või keegi oleks öelnud, et kuule, kas sa seelik unustasid koju või midagi sellist. Aga noh, mul ei olnud selliseid riideid, eks ju, seelik oli ikka seljas ja kõik mugav. Ja mul ei olnud kunagi sellist krampi nagu sees või sellist kontrolli. Ja kui ma alguses tulin Jumala juurde, siis mul seda ka ei olnud. Ma olin nii vaimustatud Jeesusest, ma olin nii ülendatud selles, et ta mulle andestas ja et ta on nii imeline, et ma ei tulnud selle pealegi, et ma pean kuidagi mööda nööri hakkama äkki käima. Ja ma sain vabaks sellest mingi 3 aastat hiljem. Ja siis ma sain järsku aru, kuidas see, keda meie nimetame pidevalt religiooni vaimuks, oli ka minule pannud mingi klambri sappa nii peenelt, nii salakavalalt. Ma ei saanud isegi nagu aru sellest, et tegelikult see vaim, kes oli, mina nimetan seda ka nii-öelda variseride pea, kes võib-olla teab palju asju, aga ta oskab sinu vabadust röövida imeliselt, nii-öelda jutumärkides imeliselt. Ja ma usun, et väga paljud kristlased lasevad seda teha, sest nad ei saa aru. Ma ei ütle, et see tuleb siit või sealt, aga ma olen kohanud inimesi ka pärast enda kogemust, kes on täpselt samasse rääkinud, et sa tunned, et mingi kontroll on äkki su pea tulnud, mis on valest allikast. Et see ei ole selline, et püha vaim ütleb sulle, et kuule, et sul on täna võib-olla nii tulipunased huuled, et võta nüüd hoogu maha natuke või noh, ükskord ma mäletan, ma olin Uppsalas, olin seal elusõna konverentsil ja siis üks noormees hakkas mu kõrval nutma ja siis tal ripsmetuss läks laiali ja ripsmetuss jooksis niimoodi oladena meesterahval. Ja siis ma mõtlesin, mis nüüd on põrgu lahti täiesti, siis ma parandasin meelt vahepeal, okei, issand, sa armastad seda meest ka, ma tean, et sa oled surunud tema eest Jeesuse nimel, on ju. Siis vaatasin jälle seda juga, mis jooksis, ma mõtlesin, appikene, mis see siis nüüd on, et mis kogudus see selline on, et mehed värvivad ka ripsmeid. Andke palun andeks, kui te värvite ripsmeid, et ma nüüd ei taha üldsegi, ma mõtlen meestele räägin praegu, ma ei taha midagi nagu öelda selle kohta, aga ma räägin oma südamest praegu teile avameelselt. Mismoodi tegelikult ühel hetkel selline, kas on see kõrgistus, on see pimeduse kants, on see mingi traditsioon, mis su mõtetesse on tulnud, hakkab kontrollima sinu vabadust Kristuses, mitte vabadust patus. Nii nagu oli Peetrus krampis, kui teda kutsuti Korneliuse kotta, et mul ei ole ju luba tegelikult tulla, aga vaim ütles mulle, ma tulen ikkagi, sest Jumal ise ütles, on ju. Ma kujutan ette, et tal oli päris suur võitlemine. Jumala vaim pidi väga isiklikult Peetrus kõnetama, et üldse läheks sinna. Ta ei oleks läinud sinna, lihtsalt niisama. Kuigi ta teadis, et missioonikäsk on antud kõigile. Jumal pidi väga tõsiselt murdma tema eelarvamusi, pidi murdma kõike seda, mida ta oli siiamaani arvanud, et on õige, et Jumal saaks teda kasutada paganatele. Ja see on tegelikult, ma ei tea, kui ta... Ma väga loodan, et te saate aru sellest sügavast seemnest selle jutu sees, mis ma tegelikult tahan öelda. Me peame nende asjadega laskma Jumalal tegeleda, et me saaksime käia Kristuse vabaduses, et me vabaneksime eelarvamustest. Me vabaneksime, minul ei ole kristlikku tausta, mul on selles mõttes oli nagu lihtsam, et mul ei olnud mingisuguseid koguduse õpetusi või asju, kui ma tulin Jumala juurde, aga paljudel ju on. Nii nagu ma rääkisin just sellest ristimise küsimus, mis ajas terve küla lõhki. Terve küla oli omavahel sellepärast riius, et ühed ristisid imikud, teised ristinud. Ja see oli nii suur probleem nende jaoks, et Jumal tegelikult kasutas mind selles asjas, kes ma ei olnud üldse nagu asjasse puutuv ja näitas mulle une, seesama põlemise uni, et see läks kõik tuhaks. Ega siis ma endal seda jätnud. Ma rääkisin seda terve piiblikooli ees. Ma rääkisin seda piiblikooli õpetajatele. Ja kusjuures nad võtsid vastu selle sõna. Enamus nad võtsid selle sõna vastu ja nad said aru, et Jumal andis sõna kellegi kaudu, kes oli kõrvalt sisse tulnud, kes ei olnud üldse nende seas, kes ei olnud nende seas üles kasvanud, kui oluline on aru saada, et meil ühel päeval ei ole tuhahunnik meie elust alles jäänud. See on tohutult oluline aru saada. Näiteks mu isiklikust elust jälle üks näide, kui ma olin kunagi, olin noor kristlane, olin palves Jumala ees ja mul olid ka mingisugused kõrgistused, mida ma olin võib-olla koguduses kuulnud. Ja
Jumala vaim ütles, ma olen seda ennem ka öelnud, aga ma ei väsi seda kordamast, ütles, et kui sa oled ühel päeval minu ees, siis ei loe sul mitte ükski vabandus, et tema ütles nii või mina tegin sellepärast nii, et tema ütles mulle. Loeb see, kui palju sa järgisid seda, mida mina sulle ütlesin. Mitte see, mida keegi teine sulle ütles. Ja kui mina ütlesin sulle midagi ja teine inimene tuli ja ütles, et tee teistmoodi ja sa teed selle järgi, mis teine inimene ütles, siis see muutub tuhaks. Sina annad vastutust ainult selle eest, milles on sinu arusaamine, mida mina olen sulle rääkinud, mida ma olen sulle õpetanud ja sa annad vastutust selle eest. Sul on vastutus selle eest. Sul ei ole vastutus selle eest, mida keegi teine sulle ütleb või mõjutab või püüab ühtepidi või teistpidi. Et selles mõttes me ei saa minna ühel päeval Kristuse ette kellega koos. Me ei saa sinna kaasa võtta oma pastorid, me ei saa sinna kaasa võtta oma abikaasad, me ei saa kedagi kaasa võtta. Meie oleme ainult tema ees ja anname vastutust selle eest, mida meie selle eluga lubasime temal ka peale hakata. Sellepärast, et kui me tuleme Jumala juurde, siis ta ju ütles tegelikult, et kui niisu iva ei sure, siis ta ei kanna ka vilja. Ja see surm ei ole ju füüsiline surm, vaid me peame tegelikult kõik selle, mis ma ette siin praegu lugesin, laskma ära surra, et tema võimas elu saaks meist esile tulla. Ja ta tahab seda kõigi jaoks anda. Ükskõik, kes sa oled või mis sa oled, ta tahab, et Kristuse elu võimsalt tuleb sinu elust välja, et tema elava vee jõed voolavad sinu elust välja, nad voolavad sinu kaudu igavesse ellu ja kuhu sina iganes ka lähed, see puudutab inimesi. Kui ma töötasin kosmeetikuna, siis mul oli selline situatsioon, ma läksin lõunat sööma. Seal samas kabinetis oli või seal ilusalongis oli üks puhkeruum ja ma tegin seal mingisugust sööki ja sõin ja tuli üks uus inimene, kes alles oli tööle tulnud sinna. Täiesti tavaline inimene, ta ei olnud usklik, ma ei tea, mis ta oli täpselt. Ja mina söön pirukat seal laua taga ja äkki Jumala vaim annab, see võõras inimene, annab tema kohta ühe sõna. No muidugi neid asju ei ole alati lihtne välja öelda, sest kohe hakkad mõtlema, et ma ei tea, kas ma kuulsin õigesti ja nii edasi. Aga kui sa ikkagi otsustad seda välja öelda, saagu mis saab, ma ütlesin selle sõna välja tema kohta, mis mul tuli. Ja mis siis juhtus? Kõigepealt see inimene haaras niimoodi lauast kinni. Ta ardus täiesti. Minu jaoks ei olnudki nagu mingi selline väga eriline asi. Siis ta vaatas mulle otsa. Ta teadis, et ma olen kristlane. Ja ütles, ma tahan suga kirikusse tulla. See on tõsine jutt. Jumala vaim nii puudutas teda selle kaudu, et ma lihtsalt sain sõna ja ütlesin selle välja talle täiesti võõrale inimesele. Ta sai aru, et siin ei ole lihtsalt jutta. Siin on see, et Jumal on kohal ja kutsub teda praegu. Ja vaata, kui me oleme valmis selleks, et elava vee jõed voolavad meist välja, on ka asjad, mis neid takistavad. On perioode, kus nad üldse ei voola välja. Aga ma olen näinud seda isiklikult oma elus, kuidas nad voolavad välja, puudutavad inimesi ja inimesed tulevad Jumala juurde. Inimesed tulevad Jumala juurde ja inimesed saavad puudutatud. Ja ma väga tahan, et me näeksime seda Eestimaal igal pool. Sest Jumal tahab seda. Miks? Sest ta on öelnud seda. See on tema sõna. See ei ole traditsioon. Aga te kujuta ette, kuidas kurat seda kardab ja vihkab. Kui me vaatame Jeesuse elu, siis me näeme, et ühelt poolt olid imed, tunnustähed ja kõik see muu sinna juurde. Aga teisest poolest oli inimesi, kes seda reaalselt vihkasid, kes valetasid tema kohta, kes rääkisid igasugust halba, laimasid, ütlesid, et ta on lausa PC poole, kes panid kahtluse alla kõik need asjad, mida ta teeb, eks ole. Ega need asjad ei ole mitte kuhugi kadunud tänapäevalgi. Ma kunagi ütlesin ühele inimesele, kes ütles, et tema tahaks troonisaali saada Jeesuse juurde. Ma ütlesin, et võid saada, ma usun, aga tead, sellel asjal on hind. Et need, kes kuskil suurtel krusaadidel jutustavad ja suured imed ja tunnustähed juhtuvad ja me näeme seda poolt ainult, aga me ei näe seda teist poolt, mis on selle asja hind tihtipeale.
see hind, mida see inimene võib-olla on pidanud maksma, minemas läbi oma võitlustest, oma raskustest, oma igasugustest kahtlustest, kõrgistustest, võitlusest traditsioonidega. Me ei näe tegelikult seda hinda väga tihti, sest see ei ole edulugu. Meie armastame inimestena edulugusid, on nii? Me tahame alati kuulda, kuidas kellelgi tuli suur võimas võit, sest see julgustab meid. See paneb meid edasi minema. Aga me ei taha väga kuulda neid lugusid, millest ennem see inimene läbi läks, kui võit oli. Missugust hinda ta oli valmis maksma, milliseid teste ta pidi võib-olla tegema selleks, et saada kätte see võita. Ma loen ühe kirjakoha veel. See on siis selles mõttes nagu sarnane, et me teame, et Jeesus rääkis Johannese evangeeliumis päris mitmetes peatükkides sellest, kui tema ära läheb, siis ta saadab enda asemel püha vaimu, ta saadab lohutaja, ta saadab trööstija, ta ei jäta meid vaeslasteks, ta ei jäta meid üksinda. Ja see oli ka põhjus, miks siis jüngrid ja Jeesuse järgijad ootasid ülemises toas 4 päeval, et Jumal saadaks siis nii-öelda oma tootuse ja nad saaksid püha vaimu, nii nagu oli ette kuulutatud. Aga ometi jällegi aastaid hiljem me loeme Apostlite tegude raamatust ja 18 peatükk ja 24 salm alates. Aga keegi juut, Apollos nimi, Aleksandrast pärit, vahva kõnemees ja vägev kirjaseletaja tuli Efesosse. Teda oli õpetatud tundma issanda teed ja ta oli tuline vaimult, rääkis ja õpetas õigesti Jeesusest. Aga tundis ainult Johannese ristimist. Tema hakkas julgesti õpetama koguduse kojas, aga kui Priskilla ja Aquila teda kuulsid, võtsid nad enese juurde ja seletasid ära selgemini Jumala tee. Ja 19. peatükist 1. salmist me näeme veel, kui Apollos oli Korintoses, sündis, et Paulus käis läbi ülamaakonnad ja tuli Efesosse ning leidis sealt jüngreid. Ja ta küsis neilt, kas te saite püha vaimu, kui saite usklikuks. Aga nemad ütlesid talle, me ei olegi kuulnud, kas püha vaimu on. Ja tema ütles, mis ristimisega te olete siis ristitud? Ja nad vastasid Johannese ristimisega. Aga Paulus ütles, Johannes ristis meelepalunuse ristimisega, ütledes rahvale, et nad usuksid temasse, kes pärast teda tuleb, see on Jeesusesse. Ja kui nad seda kuulsid, lasksid nad endid ristida issanda Jeesuse nimesse. Ja kui Paulus pani oma käed nende peale, tuli püha vaim nende peale ja nad rääkisid võõraid keeli ja ennustasid. Et jällegi selline, see ei ole nüüd otseselt selline kõrgistus, aga me näeme jällegi, et tegelikult on võimalik teenida Kristust mingi maani ka ilma selleta, kui sa oled püha vaimuga ristitud. Et seal oli terve seltskond, kes tegelikult oli meelt parandanud, kes olid Jeesus kuulutamas, kes olid tugevad piibli tundmiselt, aga ometi neil ei olnud püha vaimu, neil ei olnud püha vaimuga ristimist. Ja apostel Paulus nägi ja samuti need teised töötegijad nägid, et see on äärmiselt oluline, et kui sa tahad teenida Kristust, sa pead olema täis püha vaimu, sa pead olema püha vaimuga ristitud ja see on kõikide asjade võti. Ka sellele, ma just rääkisin Elavave jõgedest, mis siis meie ihust peaksid välja voolama, sest püha vaimuga ristimine ja kõikide traditsioonide ja kõrgistuste kõrvaldamine meie elust toob esile selle, et meil tulevad esile kohe teistsugused püha vaimu viljad. Üks püha vaimu vili, mis me loeme piiblist, me näeme, kõik on see armastus ja pikk meel ja nii edasi, eks. See on absoluutselt tõsi, et see on samamoodi vili, mis peab tulema meie elus esile. Et vili ei saa tulla nagu plaksust. See on selge, et see tuleb aega mööda. Et see ei juhtu ühe ööga, ühe päevaga, aga see peab hakkama nähtavaks saama. Täpselt nii nagu paneme seemne mulda, siis hakkab seal võrsuma üks taim, siis ta tuleb seal esile kõigepealt pungad, siis hakkavad tulema esile õied, siis tulevad viljad lõpuks. Oleneb, mida me kasvatame, eks ole. Aga põhimõtteliselt see käib aja jooksul. Seal tekib üks protsess. Ja samamoodi peaks meie elus olema üks protsess, kus need viljad hakkavad esile tulema, aga kui me ei näe neid vilju kohe igas mõõtmes või kui meil on kõrgistused, mis kontrollivad, siis see on see, mida me peame laskma Jumala endast eemaldada, eks. Ja näiteks, mis ma just ütlesin, et on üks püha vaimu vili, kus on siis armastus ja pikk meel ja nii,
aga seda ei ole piiblis sõna-sõnalt kirjas, seda me loeme lihtsalt tekstide vahelt. On ka teistsugune püha vaimu vili, millest võib-olla nii palju ei räägita, sest hästi lihtne on piibliteksti ette lugeda. On ju, see on lihtne. Aga ridade vahelt me näeme, et teine püha vaimu vili, mis jüngrite elus tuli esile pärast püha vaimu ristimist, oli mis asi? Esiteks julgus inimeste ees. Mitte enam karta seda, mis inimesed arvavad sinust, mis inimesed mõtlevad sinust, vaid nad kuulutasid Jumala sõna julgusega, mida nad ennem absoluutselt ei omanud. Me teame, kuidas Peetrus salgas Jeesust, me teame, kuidas jüngrid põgenesid laiali, kui asi hapuks läks nii-öelda, aga pärast pühavaimuga ristimist me näeme, et neid ei huvitanud enam see, mida inimesed ütlevad, kui seal ülempreestrid keelasid neil kõnelemast Jeesuse nimes, nad ütlesid, et me ei pea kuulama rohkem inimest, me peame kuulama rohkem Jumalat, eks ole. Aga mis see tegelikult on? See on vili, mis tuli ka, see on ka püha vaimu vili, et sul tuleb julgus kuulutada, sul tuleb julgus rääkida inimestega, sul tuleb, sa ei karda enam, mis keegi sinust arvab või keegi mõtleb, vaid sa räägid Jumala sõna julgesti, sa julged tunnistada, et sa oled kristlane, sa julged tunnistada, et sa käid koos Jeesusega. See on samamoodi püha vaimu ristimise vili. Teine asi, sul tuleb valu patuste pärast. Seda ei ole sul loomulikult. Inimesel on tavaliselt valu lähedaste pärast. On nii? Me tuleme ja tahame, et lähedastel on hästi. Me tuleme selle pärast, eks ole. Endal ka muidugi, võiks ise ka väiksed rasukesi saadeks. Aga kas meil on valu inimeste pärast, kes on meile võõrad? Või veel hullem, kas meil on valu nende inimeste pärast, kes meile haiget on teinud, kes ei ole võib-olla käitunud hästi? Kas meil on nende inimeste pärast valu? Tavaliselt ei ole. Inimesena ei ole, lihas ei ole seda valu meil. Aga kui sa täitud püha vaimuga, siis tema süda, mis on issanda süda, hakkab samastuma. Ta hakkab jagama sinuga oma südant ja sa hakkad äkki aru saama sellest, kuhu maailm on teel, kuhu inimesed on teel, milline kohutav hukatus on see, kuhu nad minemas. Sul hakkab tekkima üks valu inimeste pärast ja sa oled kannatlik nendega. Minul oli üks lähisugulane, väga paadunud ateist ja kohutav skeptik ja küünik veel peale kauba. Ja ma üritasin talle korduvalt kuulutada evangeeliumi. Ta ei võtnud vastu seda. Ja ma nägin nii palju vaevadega. Ma tegin nagu kõik, mis üldse sai teha, et ta Jumala vastu võtaks, aga kõik ei tahtnud võtta, ütles ma ei võta kõik. Ja ma ütlesin, kas sa tahad põrgusse minna? Ei, põrgusse ka ei taha minna. Ma ütlesin, aga sa lähed, kui sa võtta Kristust vastu. No, ma lähen siis, okei. No selline vaidlus oli meil kogu aeg. Ja lõpuks ma ütlesin, Jumal, ma ei lähe sinna enam. Ma nii väsin sellest käies. Ma annan alla. Teed ise, mis sa tahate magada. No kas just nii, aga põhimõtteliselt no kaua võib, eks ole. Ja jälle Jumal näitas mu une. Unenäod on head asjad, sellepärast, et sa ei saa vastu vaielda seal eriti. Ta tuleb sulle siis, kui sa oled kõige kaitsetum, magad, eks ole, ja siis ta räägib sulle kogu loo. See on väga hea koht, kus tegelikult Jumala käest vastu võtta asju. Ja ta andis mulle unena, ta näitas mulle seda inimest, näitas mulle mind ennast ja ütles, et mis siis, kui mina ka poleks olnud sinuga kannatlik. Et mina ka nägin kõike, mis sa tegid, kuidas sa suhtusid inimestesse, kuidas sa võib-olla pilkasid usklikult, kuidas sa soovitasid inimestel abielulahutus sisse anda, kui töökaaslase abikaasa kristlaseks sai. Ma ütlesin, palun lahuta ära, see asi läheb käest ära. See võib külge hakata, ma olen kuulnud. Ütlesin oma töökaaslasele. Ja see nakkushaigus on usk. Jah, kui mees on usklik, siis sinust ei saa enam asja. Lahuta ära, jookse hästi kiiresti, hästi kaugele. Ühel päeval ma palvetasin selle mehega koos, kelle eest ma käskisin talle ära lahutudeks. Et selles mõttes Jumal näitas mulle unes ja ütles, et aga kui mina ka ei oleks sinuga kannatlikud, kus sina siis praegu oleks? Mina olin sinuga kannatlik ja see ei ole sinu otsustada, kas ma lõpetan inimese eest palvetamise või talle kuulutamise või mitte. See ei ole sinu otsustada, sest mina olen andnud need palved, mina olen andnud südamesse selle inimese. See ei ole sinu otsustada. Ja ma parandasin meelt, ma ütlesin issand, et anna mulle armu, et ma niimoodi üldse mõtlesin, justkui see oleks nagu öeldakse, et mõni saab ratsa rikkaks ja siis unustab ära selle aja, kus ta vaene oli, eks ju.
Ja mina sain ratsa päästetud ja unustasin kohe ära, milline ma ise tegelikult olin ja kuidas ma ise suhtusin Jumalasse. Ainult suure armu läbi. Jumal tõmbas mind enda juurde ja ilmutas, kes ta tegelikult on, eks ole. Aga juba ma unustasin selle ära ja juba ma läksin pemmeldama teist venda, kes absoluutselt ei tahtnud Kristust vastu võtta, eks ole. Juba tekkis selline, et noh, kuule, mina ikka ise pääsin ja mina ikka ise olin ja ma ei ütle, et nüüd päris nii oli, aga tegelikult see on natuke selline endale nii-öelda au võtmise nagu tunne, mitte au just, aga selline, et just kui ma oleks iseennast ära päästnud. Kui kerge meil ära unustada seda, kus me ise välja tulime. Ja kui kerge meil öelda, ah, ma ei viitsi enam, ma ei jaksa enam selle inimesega tegeleda. Ta nagunii ei saa päästetud. Meie otsus see ei ole. See on ainult tema otsus. Ja sellepärast ma ütlengi lõpetuseks, et meil kõigil on kantse, meil kõigil on kõrgistusi, mis tegelikult ei lase meil olla vabaduses. Osad asjad on tulnud meil minevikust, osad asjad on tulnud võib-olla olevikust, kuskil võib-olla mingi õpetuse kaudu. Sest nii nagu ma rääkisin sellest, et kas kõrvarõngad kanda, kas riides käia normaalselt või noh, vähemalt minu jaoks on ju, siis ma olen väga palju mõelnud selle peale, kus sellised asjad nagu külge kleebivad. Kust selline arvamus üldse tuleb? See tuleb tegelikult selle kaudu, mida meie nimetame religiooni vaimuks, kes tahab ära hävitada sinu sees olevat vabadust Kristuses, kes tahab ära röövida rõõmu sinu elust Kristuses. Me ei räägi vabadusest patule praegu, eks. Me räägime sellest vabadusest. Ja mina mäletan, mida mina tundsin järgmisel hommikul, kui ma olin Kristusega kohtunud. Ma olin kõige õnnelikum inimene maa peal. Ma olin nii õnnelik, et ma oleks tahtnud nahast välja pugeda või ükskõik kuhu minna. Joosta, ma ei tea, öösärgi ja mööda tänavaid, noh, ma ei teinud seda, sorry, eks ole. Aga, ja hüüda, et Jeesus armastab teid kõiki, tulge tema juurde. Selline rõõm, selline soov head sõnumit viia inimestena pulbitses minu sees. Selline vabadus temas, selline rahu. Ja ühel päeval mõtlesin, et ma ei tea, äkki Jeesusele meeldib, kui ma selle kampsuni panen või ma ei tea, selle sõrmuse panen. Kus see tuleb? See tuleb meie vabadust röövima. Need on meie taagad, mis lohisevad järgi või mida me oleme kuskilt saanud. Ja lõpetuseks ma siis lubasin öelda seda, kuidas ma vabaks sellest sain. Ma saingi vabaks niimoodi, ma mõtlen sellest kampsuni orjusest, kampsunite vastu mul pole midagi. Ma mõtlen see, et äkki Jumalale ei meeldi see kampsun on. Et ta ise tegelikult, kuna ma otsisin ja pöörasin oma südame teda väga otsima, siis ta ise viis mind selleni, kus ta tegelikult, see on hoopis teine teema, aga ma seda ütlen lühidalt, kuidas ta näitas mulle ja ütles, et minu jaoks ei ole üldse mingi probleem, kui minu tütred käivad nagu kuningannad riides, kui printsessid. Minu poolest sa võid olla üleni kalliskividega kuhjatud. See ei ole Jumalale probleem, see on sinu probleem, kui su süda on selle küljes kinni ja sa arvad, et see on sinu identiteet. Kui sa ei arva enam, et see on sinu identiteet, siis see toob esile ühe vabaduse ja sa tead, et mitte ükski kontrolliv hääl ei saa olla Jumala hääleks sinu elus. Väga palju inimesi kasutatakse samamoodi selleks, kus olete kindlasti kogenud, kus inimene tuleb ja ütleb, et ma ei tea, kas see ikka sobib ja kas see ikka sobib ja kas see sobib. See on võib-olla tõsi, aga see viis, kuidas seda ütleb, on vale. See viis ei ole Jumala vaimus öeldud lihtsalt. Tavaliselt vaenlane kasutabki seda, mis on üsna tõsi, aga ta ütleb seda teistmoodi ja tulemuseks on see, et inimene läheb katki, saab haiget, ta saab lõhutada, ta saab hävitatud, ta saab kontrolli alla pandud. Nii et ärme laseme panna ennast kontrolli alla. Ja kui me oleme, siis me peame väga tõsiselt Jumalaga kahekõnet pidama ja andma need tema kätte üle, sellepärast, et meie ei tea, kui kaua on vabaduse aeg, et kuulutada igal pool kanalites, kus vähegi saab, me ei tea seda. Ja sellepärast mul on väga südames öelda, laske elu veel voolata. Kõik tropid, mis kuskil on tekkinud, pääske need alla. Paluge, et Jumal näitaks, Jumal eemaldaks need asjad. Kõik, mis kuidagi on pannud meid sellise kontrolli alla, et ma ei tea, kas see ja kas see. Las Jumala vaim näitab su sees asju, mida sa pead meelt parandama. Ära lase väliselt, saite sellest vahest aru, eks ole, väliselt ennast
raamidesse, puuridesse, nööri mööda käima, sest see võtab ära sinu vabaduse. Tema ike on hea ja kerge. Me teame seda. Ja hästi oluline on muidugi ka see, et me iseenda uksed kinni paneks. Lõpetame tagarääkimise, lõpetame kritiseerimise, lõpetame halvustamise, lõpetame selle, et meie kuidagimoodi inimesi hävitame ja hakkame kuulutama seda, nagu minule unes Jumal näitas, et kui sina arvad, et Jumal on lõpetanud ühe inimesega, siis ta ei ole. Tema tahe on see, et ükski ei hukkuks ja temal ei ole hea meel õela surmasta. Tema tahab, et kõik inimesed tuleksid tema juurde, sest ta maksis oma vere sinu ja minu eest. Aamen.